Kuidas sattusid miljonid noored täiesti ootamatult geopoliitilise konflikti keskmesse? Ja kas USA hoolib rohkem oma kodanike privaatsusest või on tegu hoopis Meta ja Google'i osava lobitööga, kes tahavad TikToki kasutajaid oma lehtede lõõva rullima meelitada? Ja kuidas Trumpist sai järsku TikToki päästja? Kui tema oli see, kes aastal 2020 oli esimene, kes püüdis TikToki USA's ära keelata. Ja kas Hiinale, kelle siseturule mõeldud suhtlusrakendus nimega Väike punane raamat on nüüd saanud USA enim alla laetud äpiks, oli see strateegiline võit infosõjas või on see hoopis neile suur probleem? Ilmselgelt on TikTokiga seotult küsimusi rohkem kui vastuseid. Ja olen nüüd käinud ka Terevisioonis ja Raadio 2 hommikuprogrammis seda teemat avamas, kuid paraku on nii, et raadios ja teles on aeg piiratud ning paljud nüansid jäid rääkimata. Ning just seetõttu otsustasin, et sel nädalal ma võtan ka siin YouTube'i kanalis selle TikToki teema põhjalikumalt ette.